Nii, mõtlesime, et teeme vahepeal ühe hästi lihtsa elupuu istutamise video, sellepärast et see on selline suht tavaline asi, mida teha, aga hästi kummalisi küsimusi tekib inimestel selle kohta, nagu elupuu oleks mingi kultuur, kes vajaks mingisugust kummalist erikohtlemist, aga ei vaja. Minul on siin 5 Brabanti, mul on siin natukene selline meeleheitel olukord, ma tahan seda vaadet võimalikult ruttu kinni panna, aga päris suuri puid siiski ei tihanud osta. Ja üldse seekord ostsin juurepalliga põõsad, mida ma muidu ei teeks. Eelistaks alati potitaimi, ehk siis taimi, mis on potis kasvanud, nende juur on koolitatud ja neid saaks siis tegelikult aasta ringi istutada. Et nüüd siin mai lõpp ma isegi tunnen, et ma olen natuke hiljaks jäänud. Aga ega ma täishindaga nende eest ei maksnud. Tavaliselt jah, need juurepalliga taimed, need on siin veel Hollandi päritolu, need hinnatakse väga kiiresti alla, sest ega neid tegelikult keegi kasta ei viitsi ja nad tegelikult lähevad üsna kiiresti hukka ja need on siis välja lõigatud spetsiaalse masinaga avamaalt ja siis on pandud selline ilmselt biolagunev kott ümber või võrk. Ja need, ongi, et tegelikult see taim hakkab väga kiiresti niiskust kaotama ja transpordi käigus ja siis müügiplatsil olles ta päris kiiresti tegelikult kuivab läbi ja elupuu on okaspuu ja kui see okas kuivab läbi, siis nii ongi, eks ole, siin kiiresti aastamist ei ole. Kuigi ta on väga andestav taim, mingisuguseid lühiealisi mitte kastmisi ta isegi ütleks, et annab andeks. Aga ongi, et siis tuleb jälgida, et mida sa ostad endale. Et siin on nüüd mul siin 2 päeva vedelen, siis mul on aega. Ühe ma sain eile enne pimedat ära istutatud, see on seal. Praegu ma näen ka, et kastmisega on lisatud muld natukene kokku läinud, et ma tegelikult panen sinna veel, et seda näha, juurepall on paljaks läinud ööga. Ma panen siia mulda peale. Siin enne mul kasvas väga kaunis naat. Väga kaunis sea ja kassitapp, väga ilus oli. Aga siis ma rohisin selle läbi suure hoolega. Siin oli veel kunagi kasvanud unapuu juuri, risti-resti, neid on praegu ka veel siin. Aga see pind on mul hästi suure hoolega läbi rohitud, nii et tegelikult kui ma veel nüüd leian siit mõne naadi, mis peaks nüüd rohelise otse välja pistma, siis proovin ka selle juure täispikkuses kätte saada ja rahumajas. Ja siis pärast ma panen kooremultsi peale. Ja mina panen kodus, kui ma teen, ma panen kooremultsi otse mulla peale, sest mind tegelikult väga huvitab see, et see kooremults hakkab siin lagunema ja oma heas mõttes tekitab mulda juurde. Mulle meeldib see, et vesi liigub palju üles-alla, samas hoiab ta niiskust. Mulle meeldib see, et igasugused nunnud, elukad, putukad ja ka teod, aga meeldigude probleemi siin ei ole. Nemad saavad seal talvituda elada ja kui ma näete teistes videotes ka, siis ma proovin just hästi palju sellist liigirikkust oma aeda tuua. Nii, need elupuud, teha, et mul on siin väike paanika. Ma natukene üritasin siin blokeerida ka seda naabri elurikkust, mis on tegelikult hästi nunnu, et on veel siin suht kesklinnas selliseid aedu veel, mis on hooldamata. Puukide seisukohast on see täielik ulme, aga teisest küljest on nagu tore mõelda, et siilidel ja igasugustel suurematel elukatel, et neil on kuskil olla. Muidu ikkagi kipub olema nii, et need aiad on meil üle hoolitsetud, niidetud, kasitud. Panime isegi just siin siilutise õue peale. Eks see näis, kuidas nüüd suvel siin elada kannatab. Võib-olla ei kannata, eks ma siis saan teada. Võib-olla loben ostma 400 ruutmeetrise varjutuskanga, et ma ise siin elada saaksin, aga eks näis. Aga vähemalt ma olen nagu ise endaga kokkuleppe teinud, et mul on vaja see vaade kinni panna. Ainuke, mida ma riskin siia kuuri ja saunahoone vahele panna, ongi need elupuud. Ja see maksab mulle ka kõige vähem, et ma sain need praegu kätte 30 euroga. Üldjuhul ma ei ostaks kunagi taimi, mis on mujalt sisse toodud. Eestis saab osta ka elupuid, mis on võib-olla algmaterjalina sisse toodud, aga nad on harjunud Eesti kliimaga. Aga praegu ma seda luksust endale lubama ei hakanud. Et kuidagi juhtus jah, et ostsin Card Eestist puud endale. Nii,
Ühesõnaga, see juurepall, mis siin on, seda ma lammutama ei hakka, sest ma ei taha. Ja ma vaatasin, et on tegelikult nii täpselt lõigatud, et sealt ei olegi midagi pudisemas. Ja nüüd ma lihtsalt teen selle. Vaatan selle istutusaugu üle. Minul on selline asi siin, et mul on õudselt hea muld siin. Oh, näete? Noit. Jälle ma tõstan õnnalt kõrvale. Transpordin pärast komposterisse. Ja minul lähevad umbrohud ka komposterisse, aga kuidas see võimalik on, et need seal komposteeruvad, sellest ma räägin teine kord teile. Saab väga edukalt umbrohud ja umbrohuseemned hävitada tegelikult, kui natuke mõelda ja planeerida. Tema augu. Mul on hullult hea muld siin. Et kui te olete kuskil Uuselamu rajoonis või kusagil, kus on halb muld, siis mõelge oma teod enne läbi, vältimaks seda, et järgmine kevad te jällegi otsite abi, et oh no, minu elupuud on surnud. Et näiteks Brabanti puhul võib ikka olla, et ta on kevadel, siin on need vahtra juured, ta ongi kevadel pruun. Ja selle eest on natuke imelik maksta mõnele aednikule, et kui taim on loomuomaselt vara kevadel pruun. Ja kui on väiksel avatud kohas, siis noh, elementaarne tuleb varjutada. Nii. Tulevad vastu siin nii tore selle tegelase juured. Eks me siin natuke vaidleme. Aga miks ma julgen neid siia niimoodi istutada ilma muud maiti lisamata ongi see, et siin on jube hea muld. Ta on just selle koha peal on hästi huumuserikas, aga savikas. Ja see just elupuule väga meeldibki. Ja ma tean ka, et siin ma nagu täiesti suudan kasta ka neid suuri puid see suvi. Ja kuna nad tegelikult juurduvad kauem, siis teen seda ka järgmine aasta. Aga kuna ta on ka natuke niimoodi varjus, aga saab ka täispäikest, siis ma olen absoluutselt veendunud, et ma tulen sellega suurepäraselt toime. Nii, see on siis meie auk. Ja siis mul on veel üks probleem siin, mida tavaliselt muidugi ei tehta, sest see on vale ja aianduskoolis nii ei õpetata, eks ole. Ma ei ole ise aianduskoolis käinud, olen mõne loengu pidanud. Aga mul on siin jah, need vahtra juured ja selle vahtraga ma eile tegelikult juba siin natuke pahandasin. Sain andeks, et võin lõikuda küll. Nii, kui te ostate puu, mis on juurepalliga, siis paljudes kohtades öeldakse teile, et see on biolagunev, et jätke see ümber alles, et siis see juureruum ei lagune laiali ja ta koduneb ära ja kõik on hästi. Aga mida ma igal pool näen, on see, et siiski inimesed räägivad, et istutasin elupuud, istutasin koos selle biolagunevast materjalist kotiga ja nüüd nad kiratsevad. Ja miks nad kiratsevad, ongi see, et ilmselt teie muld ei ole nii rikkalik nende tegelaste osas, kes suudavad seda materjali lagundama hakata. Ja võib-olla see muld, mis on väljaspool juurepalli, ei ole nii isuäratav teie elupuule, et ta viitsikski siit võrgust oma juuri läbi ajada ja et ta lähekski igale poole siia niimoodi laiali. Et võib-olla ei ole siin midagi ahvatlevat. Minu mulle puhul ma tean, eks ole, et siin on kunagi aiamaa olnud. See muld on absoluutselt toitainerikas, ma ei hakka need elupuid mitte kunagi väetama. Võib-olla kui ma saan mingi päiksekahjustusega kunagi hakkama, et siis võib-olla natukene mõrusoolaga toetan seda taime. Aga selle mõrusoolaga pritsimisega ka üldse ei ole vaja nagu üle pingutada. Ja tegelikult iga aednik tahab teada, mida ta endale aeda istutab. Et mina küll soovitaksin ka selle kanga kohe siin augu juures vabastada ja ära võtta. Ta ei pruugi teil laguneda. Ja siis, mis muidugi juhtub, on see, ma saan pikale korra, et nad hakkavad siin keerutama. Ja kui taim hakkab siin juuri keerutama, siis mitte midagi head sellest ei tule. Ja ta jääbki kiratsema ja võib isegi välja minna. Ja siis põhimõtteliselt on teil see maha kantud tegevus. Ja näetegi, minu puu on kuiva saanud. No ma vaatan, timime siin. See on vana, kui raske see on. Näed, siit tuli ka sellist pigem pigistame ja natukene savikamat mulda siit juurepallist. Nii, see läheb mul komposterisse. Minu komposter suudab neid suurepäraselt süüa, neid
nii biolagunevad asju. Nii. Ma istutan need smaragdid kuskil 60 sammuga. Mul on see enne siin paika timmitud. Ja ma tean, mida ma teen. Peaks korra eemalt vaatama. Ma panen osa mulda ära, siis ma näen. Praegu võib-olla tundub, et ta on natukene kõrgem kui on istutusauk, aga mul tuleb siia veel hästi natuke mulda peale, mul ühes teises peenraseb üle. Ja see tuleb ka muts peale, mida ma muidugi taime kaelani ei pane. Aga ta natukene ka tegelikult hoiab kinni. Näed, siit ma tunnen, et siin on palju paljaid juuri. Üks aga... Nii, neid ma kärpima ei hakka, aga ma suunan juurepallist lahti tulnud juured allapoole. Nii, ma panen siia natukene mulda alla. Ma natuke kindlustan teda. Hetkeks tundub hea mõte vaadata seda puud eemalt. Et kuidas ta selle esimese puuga kokku jookseb. Nii mul siin vesi valmis. Ma näen siit, et ideaalne. See teine tundub, esimene tundub praegu, et viltu, aga tegelikult ei ole. See on natuke silmapette. Jah. Et päris vaadega vaatama ei pea, aga mul on enne tegelikult siin paika pandud, kuidas ma need 5 smaragdi siia ära sätin. Nii. Enne kui ma siis siin hakkaks mulda peale kuhjama, kaastame. Minul on ühes mõttes jällegi, ma olen vedanud siin 2 päevas vihma. See auk on kõik enne ilusti eelniisutatud. Aga sellise 160 sentimeetrise puu jaoks võiks istutusauku algusel rahulikult 5-10 liitrit vett valada. Mis rahulikult oodata, kuni see esimene 5-10 liitrit vett ära kaob siia kuskile. Aga meil on see poolenisti töö tehtud. Ja miks on vesi hästi oluline on ka see, mitte ainult see taime kasta. Ta on jõhker tegelikult veevajadus on see, et ta viib see mulla, eriti kui ta on üks savine, läheb nätskaks kätte ja siin juba varsti hakkab muda auku mulle meenutama, mis minu lapsepõlvest ei ole midagi imelikku. Aga ta viib selle mulla sinna, kuhu vaja. Ja meil on tegelikult vaja, et meil ei jääks õhuauke. Praegu võib tunduda teile, et mul jääb see juurepall kõrgemale, aga ma ütlengi, et ma tean, et ma panen siia mulda juurde. Ma proovin jalaga vajutada. See vesi juba lasi jalga. Natukene siis nüüd siit kinni. Ma pean ütlema, et ma olen äärmiselt rahul selle kvaliteediga. Taim on absoluutselt juurtega. Et kui te muidu ka kuskil emotsiooni ajandil ehituspoest ostate taimi või aiandist või kusagilt, tegelikult alati kõikide taimede puhul, kui see just tillandsia ei ole, on see, et olulisem on see, mis on taimel altpoolt potis, kui see, mis siin peal on. Sest tegelikult, kui sa ostad taimi, siis ostad endale juuri. Tore on jah, muidugi, kui ta on veel allahinnatud taim on üleni roheline, et ta ei ole suures veepuuduses janus olnud. See taim siin ei saa rääkida ka toitainete puudusest. Need on ikka rikkalikult toidetud ja igati mul on kvaliteetne istik. Et siin muud ei olegi teha, kui ka istutada õigesti, niimoodi, et see taim saaks oma viimasel kasvukohal ka absoluutselt parima alguse. Nii. Hästi oluline on tegelikult jah, ka peale istutust jälgida, et mul on kõik see villa-valla siin keeratud enne rohimisega. Jälgida seda, et taim ei jääks ei kõrgemale ega oluliselt sügavamale. Vastavalt sellele, kuidas ta enne kasvas. Kui see just tomat ei ole, eks ole. Aga igasugused potiistikud, ma toon siia mulle peale pärast, potiistikud ja muud elukad, mis ei ole tomat, naskord peab olema samal sügavusel, kus ta on enne kasvanud. Ja ma ütlen ka, et ega need pinnased, kuhu taim istutatakse, vastavalt teie kodule või piirkonnale on nii erinevad ja nad hakkavad igasuguseid naljakaid asju tegelikult peale seda sissekastmist tegema. Et noh, ma ka eile istutasin selle esimese elupuu ja ma juba näen, et siin võib jamaks minna, et see kastmine, mis on hästi oluline, eriti no jumal teab, mis suvi meil siin tuleb, on ju. Näete, et ma panen selle ettevaatlikult siia ja ma ei unusta seda pärast siit kaasa võtta. Sellest jupist võib tulla ilge jama.
kes teab, kui tore on. Mulči seest on tore umbrohte välja korjata, see on minu meie lemmiktegevus. Nii, siis ma rääkisin. Ahaa, et nagu ma ka eile nägin, et näed, eile kastsin, siit on 3-4 sentimeetrit muld ära kadunud kuhugi, mis on tegelikult antud hetkel super hea, sellepärast, et siis ma tean, et vesi on selle mulla kaasa viinud siia alla auku, juurte juurde. Siin ei ole õhuauke selliseid suuri avasid, mis tegelikult juurte arengut hakkab kohe pärssima, sest noh, see ongi nüüd taime kõige suurem töö on see, et ta peab nagu absoluutselt ära juurduma. Kui see talv peale hakkab, eks ole, sest see on ju tegelikult ainuke eeldus, et ta siin talvitub kenasti. Ja elupuude puhul siis ka see, et ta peab ju saama ka varjutatud, kui on kevadel maa külmunud, pealmine osa plusskraadide juures ja ta ei saa juurte kaudu vett kätte ja mis ta teeb? Kõrbeb ära. Ja mis siis teha vaja on, kui kiiresti järele ei saa selle asjale, ilmselt lõpeb see istikute väljavahetamisega, mis on muidugi tore ka sellepärast, et aiandi omanikud tahavad ju ka elada ja mis ei oleks parem, kui elupuheke asendada. Nii, näete. Vau, milline elujõud on sellest naadi juuretükis. Ma ütlen, et on seda hämmastav taim ühest küljest. Aednike huumor on see, et ta tuleb ära süüa. Aga no ma ei tea tugevama elutahtega taime kui naat. Nii, kastmine. Minul on vihmavesi siin. Õudselt tore on, kui saab vihmavett koguda. Mitte ainult sellepärast, et see ei ole see vesi, mille eest maksma pead, aga ka selles mõttes, et vihmavesi on kõige parem. Kroonivees on igasugused lisaained. Ja ta võib nendel taimedel, mis armastavad happelist, võib selle mulla pH täiesti ära rikkuda. Ja minul on veel nii ka juhtunud, et see vihmavesi on mul natuke käima läinud. Ma peangi selle 200-liitrise paagi nüüd tühjaks kastma ja see uuesti ära pesema ja siis vaatame, mis saab. Ilmselt on selles, et meil kass kõitses siin ja sarapud ja katuse pealt siis väga palju õietolmu läks kaasa sinna veepaaki ja see läks seal mõnusalt käima. Ma arvan, midagi hullu ei ole. Taimedele see vesi on ülihea. Mina tunnen siin kerget aroomi, aga ma elan selle üle. Hullemaid asju maailmas, suuremaid probleeme kui see, et vihmavesi on lõhnama hakanud. Ja naabrid ei ole veel midagi öelnud, nii. Kõik on see vihmavesi väga võimdaks. Nii, mida ma nüüd teen siin järgnevatel päevadel? Et kuna ma istutan ikkagi suuri puid praegu ja ütleme ausalt, et enamus nende juuri jäi sinna avamaale, kus nad esialgu kasvasid, siis väga oluline on jälgida, et nad saaksid kastetud. Et siin on vaja mul natukene, mul on plaanis niikuinii pinnast tõsta, aga ma kohe näen, et see vesi nii hästi kuidagi võtab, nii hästi võtab selle mulla endaga kaasa ja viib täpselt sinna, kus mul vaja on. Enne ma ka jalaga surusin peale. Juurikas kõrvale. Jalaga surusin enne peale, ma täitsa tundsin, kuhu see kõik läks. Ja praegu on näha, et see õhine viima poolt kastmine on ka niimoodi mõnusalt pinnase vest juba ära kastnud, et see vesi nüüd enam ei lähegi edasi. Nii. Ma kindlasti kontrollin veel üle järgnevatel päevadel ja sügisel enne seda, kui taimed lähevad puhkama. Seda, et juurekaal paljaks ei jää ja kevadel tuleb absoluutselt seda uuesti teha, sest kui istutate sügise poole taimi ja nad ei jõua korralikult juurduda, siis võib tulla külma kergitus. Et kuna ka nendel, lõikan siit lahti, ma näitan korra, nendel juurepalliga taimedel, nad on avamaalt spetsiaalse masinaga välja lõigatud. Enamus nende juuri jäi sinna, kus nad olid. Et elupuul juured lähevad ju palju sügavamale kui praegu see 15 sentimeetrit siin umbes on. Nii, käärid. Töötage minuga koos. Oi, see on täitsa ööga ära kuivanud. See näitab seda, et seda tahab juua. Ühesõnaga, ta on lõigatud nii sirgete servadega, mis tähendab seda, et ühest küljest on tore, et see nii on, sest seda on oluliselt hõlpsam istutusauka sättida, seda istikut.
aga teisest küljest siin võib-olla need lõigatud juureotsad juba hakkavad, see on täitsa ära kuivanud ööga. Ma pean selle täna maha istutama kohe. Oi, siin õnneks on niiskust. Aga see vajab kohe kasvamist, et on lõigatud nagu seinana. Ja kui see nüüd sügisel on istutatud ja maapind külmub ja ümber, siis ta võib tekkida külmakergitus, et ta võib rahulikult niimoodi 5 sentimeetrit seda istikut mullas liigutada. Ja kui ta on niimoodi liigutatud, siis ja ta ei ole juurdunud siin, et ta on nagu täiesti eraldiseisev osa ülejäänud mullast peendras, siis on see avatud igasugusele külmale, mis tähendab seda, et see istik on väga tõenäoliselt hukule määratud. Lõikan siit natukest juurde ära. Hukule määratud ja aga kui te näete seda, et sügisel oled istutanud, juba sügisel võite näha külmakergitust kevadel, siis aitab see, et tulebki kohe uuesti istutada, et kas parandada seda mullavärki siin natukene niimoodi uuesti jalaga peale, kontrollida, et juured oleksid tihedas kontaktis selle mullaga. Minul on siin savimuld, kui teil on liivakas muld, siis on teistpidi huvitav, peab väga jälgima, aga põhimõtteliselt peate vaatama, et see taime oleks paigal. Kui teil on niisuristik, mis kipub käituma kui tuulelipp, siis tulete kindlasti toestada. Et toestamise üks mõte on ka see, et ta on siis paigal. Et kui ta kogu aeg siin niimoodi liigub, tuule käes, siis ta tegelikult ei saa ka juurduda, eks ole. Sest et need juured on kogu aeg uues asendis. Tuule suund muuntub, hakkan hoopis niipidi kõikuma, ja ta tegelikult ei juurdugi. Mis tähendab ka seda, et kasvu ei tule, et saate aru, et midagi on väga, väga valesti läinud. Aga muidu ma näen siin jah, et ma nüüd hommikuks ära kuivanud. Eile said need korralikult kastetud, mis tähendab seda, et taim on elujõuline. Ta võtab vett, selle ma puhastan siit kõik ära. Elupuude puhul on täiesti normaalne kõik ära puhastada vahepeal. Siis ei tule mingeid haigusi ja mingeid jamasi, õhk saab liikuma ja ta jääb hästi ilus, roheline ja aastaringselt hästi nauditav. Ja mis on veel tore? Multsimine, mina panen mulla peale ja see mulle nagu, see on lihtsalt üks moodus, kuidas mina asju teen, ma siis praegu näitan natukene. See on üks moodus, kuidas mina asju teen. Mina panen multsid alati otse mullapinnale. Mulle meeldib see mõte, et mults on nagu osa siin sellest mullast. Siin saab vesi rahulikult liikuda ja ma ei ole tegelikult ühtegi õnnelikku taime näinud, mis on istutatud kanga alla. Täiesti arusaadav on, et kusagil avalikus ruumis võttes arvesse seda hoolduse mahtu muud moodi väga ei kujutagi ette. Aga minule meeldib see, et see mults, ta seguneb siin natuke mullaga, see ei ole mingi probleem, multsin uuesti. Aga multsi pannaksegi niimoodi, et ärge pange seda kunagi vastu taime. See on jällegi üks moodus, kuidas istikust lahti saada ja toetada aiandeid, et osta uued istikud uue kevadel. Et siit võiks niimoodi, mina ei tea, umbes käelaba võiks vahele jääda. Aga multsimise reegel on ka see, et mults peab olema paks, sest muidu ta ei tööta. Et kui teil on vähe multsi ja te panete ta lihtsalt niimoodi natuke siia ümber, et ta võib-olla visuaalselt silmale nagu ilus vaadata, siis tore, aga siis tegelikult mults ei tee seda, mida ta tegema peab. Ja mis ta peab tegema? Ta peab hoidma mullapinna kaetuna, sest ka looduses tegelikult sellist asja nagu paljas muld ei ole. Ja kui ma olen ka siia nagu tohutult oma aega ja energiat alla pannud, ma rohisin kõik selle savika mulla siin läbi oma lemmikustest, naatidest ja kassi ja seatapust. Õnneks need juured valget värvi ja leitavad. Siis siin mullas on kahtlemata igasugune seemnepank, mis nüüd mõtleb, et ahah, nüüd on aeg kasvama hakata. Mults peab olema paksult pandud, et ta siis piiraks kasvu. Ta peab hoidma niiskus sees. Samas laseb ta taime juurtel hingata ja kui sajab vihma, siis uuesti see niiskus saab siia sisse minna. Aga ohtlik on muidugi jah see, et kui siin on, vaatame uuesti, kui siin on karta külmakergitust ja midagi, siis peab vahepeal jah käega multsi ära võtma ja vaatama, mis siin all toimub. 2 aastaga võib juba täitsa rahul olla. Nii et ei tasu kohe hakata lootma ja ootama seda kasvu, mis tuleb siit kõrgusesse, vaid lasta taimel rahulikult juurduda. Ja kui ta on hästi juurdunud, ennast siia ära sättinud, siis võib igal juhul hakata ootama seda kasvu ka, et ta siis paneks mul selle vaate siin kinni.
kas muud ei olegi. 3 tükki veel, nüüd tuleb ilma järgida. Isegi kui sajab, siis sellest ei pruugi piisata, ikka peab kasvama. Ja kui nüüd peaks mingisugune jõhker 35-kraadine kuum jälle tulema ja mul paistab siin päeval lauspäike, siis ma varjutan kindlasti, sest et kuna tal enda juuri justkui nagu väga ei ole, siis on tal väga raske seda viimastki niiskust hoida, niiskust kogu aeg juurde saada pinnasest, et noh, ta on okaspuu, eks ta väga ei andesta. Okas on kuivanud, siis ta on kuivanud ja see on jälle teistpidi probleemid meil. Ja siis ma kindlasti varjutan ka, aga tegelikult et selle suve jooksul nüüd neid 5 puud jälgida peaks olema täiesti tehtav. Ja siis muidugi, kui ma olen valmis saanud, viimased moodi juurikad siit kätte saanud, neid ma siia ei jäta, siis ma katan selle kõik paksult, mul on siin männikoore mulč, siin on natuke puitu ka sees. Minu jaoks on see okei, aga ma tean, et paljud absoluutselt seda ei armasta. Sest hakkab siin lagunema ja lagundamiseks võib te kasutada mullas olevat lämmastikku. Aga midagi hullu ka ei ole. Ja sügisel ma panen siia ilmselt kevadlilli, sibullilli. Ma ei ole veel välja mõelnud, aga minu arust oleks hästi vahva, kui siin oleksid veel siinpool, minu pool, mida ma ise näen, mingisugused kevadsibulilled ka, sest see on see esimene antidepressant varakevadel. Ja ma tean, et siin sulab mul lumi ka ära, et ma mõtlen äkki lumekupp või midagi, mis natukene kõrgemaks ka ennast evitab. Või siis massiliselt võrkkiirist või midagi, aga ma pean natuke uurima, mis siin paremini võiks kasvada. Nii, see läheb mu komposti. Toon vett juurde ja 3 tükki veel.